Sõbrad, aeg on mõelda oma terrasside peale. Nimelt selle peale, et kas see terrass vajab hooldust, äkki üldsegi väljavahetamist ja mida üldse peab tegema, kui tahame terrassi siis õlitada. Millal on õige ja kuidas peaks alustama? Kui on uus laudis äsja paigutatud terrass, siis esimene aasta ei tee midagi, sest süvaimmutatud puit ei võta õli sisse, pour on kinni. Aga nüüd, kui näiteks nagu siin, seda terrassi juba siin mõned aastad kasutatud, siis millest peab alustama? Kõigepealt tuleb kinni katta, on ju? Kõigepealt tuleb asjad kinni katta, jah. Põõsad kindlasti, aknad, fassaad, et see pesuaine ei rikuks ära seda kõike. Ja siis, jah, sa mainisid juba pesuaine, ehk siis tuleb terrassi pesta. Aga mõistlik enne pesemist oleks tegelikult üle vaadata, äkki on sellised mõned pehkinud kohad. Ja, kui on lauad vajavad uuendust, siis tuleb need lauad ära vahetada. Ja siis hakkab pesu. Ja pesu hakkab nüüd siis millest veel? Võta niisama lihtsalt kraani alt tavalist kraanivett ja hakkan lihtsalt udjama või? See on ka hea, aga ikkagi pesu koosneb pesuainest. Ehk siis terrassi ja mööbli pesuaine on meil olemas, mis teeb oma töö ära. Ehk siis kanname selle peale, laseme sellel pesuainel toimida ja siis hõõrume selle pestud terrassi üle. Pesuainega, mida võiks jälgida, alguses võiks terrassi mereks kasta. Lihtsalt, kas või niisama tavalise kraaniveega, enne isegi pesuainet. Täpselt. Nii. Korralikult, et puit oleks külastunud veega. Siis segame pesuaine valmis, kõik kraanul on ära segunenud, kanname selle peale ja laseme tal toimida umbes 10-15 minutit. Et ei hakka kohe hõõruma, vaid et see pesuaine peab saama ka seal puidu peal ja seest toimida. Täpselt, et avaks ikkagi poori, võtaks selle mustuse lahti sealt ilusti ja siis hakkame juba harjaga kaasa aitama. Nii, aga seda pesuainet nüüd kuidas peale kanda, siis et kas niisama ütleme sellise harjaga või siis on mingid masinad tegelikult võib kasutada vabalt? Kõige lihtsam on võtta ämbrist siis pesuharjaga või siis teine variant on kallame selle pesuaine aiapritsi näiteks või siis tänapäeval on kõigest masinad olemas, kus siis see pesuaine sisse kallata ja siis sellega. Nii, ja kui me nüüd oleme selle pesuaine, selle harjaga kõik üle käinud, siis ega kohe ju õlitama hakka. Ta peab kõigepealt, mis me peab loputama peab ja kuivama peab ka. Jah, peale pesu peaks siis korralikult loputama selle terrassi ja laskma tal siis kuivada vähemalt ööpäev. Ja kui terrass on kuiv, siis hakkab lihvimine. Täpselt, siis lihvime need üles tõusnud pinnud maha ja Hansal on siis 2-1 väga mugav komplekt, on siis liftaldmik ja terrassi õlitamise padi. Hansal on väga mugav terrassihoolduskomplekt, kuhu kuulub siis mahukas õlitamisvann, spetsiaalne õlitamise pintsel, mis on hästi mahukas. Ja mis võtab see hästi palju õli sisse? Jah, täpselt. Ja siis loomulikult lihvimistaldmik, kuhu käib siis selline lihvvõrk käib külge. Ja pärast lihvimist on hästi mugav vahetada siis lihvimistaldmik õlitamispadja vastu. Enne õlitamist tuleb veenduda, et terrass on kuiv, tuleb vaadata ka ilmateadet, et ei hakkaks jumalast vihma sadama. Samuti on halb ju tegelikult ka selline otsene kuum päike. Jah, täpselt. Meie täna seda ei ole, meie saame jätkata, aga mis tootega jätkame? Tikkuril on uus parandatud versiooniga terrassiõli Valti pluss terrassoil. Toote siis head omadused on see, et ta on eriti UV-kindel kuni 5 aastat. Tal on siis uus luigemärk, mis näitab siis kvaliteeti ja tõhusust. Ja lisaks sellele, et terrassi saab õlitada sellega saab ka mööblit õlitada. Ja mis on veel hea, et Tikkurila terrassiõliga ei pea eelnevalt kruntima ja tal on siis laiendatud toonivalik. Aga Tikkuril on veel üks suur mõnus edasiminek minu silmis vähemalt, et kui varasemalt oli neid valmistoone 3, siis nüüd saab tegelikult ju neid toonimisi teha üle 40. Täpselt nii. Nüüd on see toode on ka toonitav. Terrassi õlitamise puhul, mis on tähtis nii tööde ajal kui ka eelnevalt tuleks siis toode läbi segada. Ja kindlasti kui õlitada, siis õlitada pikilauda, mitte ristilauda. Ja siis ka niimoodi mitu lauda kohe niimoodi 2-3 tükki korraga niimoodi võtta? Jah, see sõltuvalt juba, kui pikk terrass on. Ja kui terrass on ilusti õlitatud, siis mõnda kohta ikka see õli rohkem, siis selle lapiga hästi ära pühkida. Jah, üleline õli tuleb ära koristada. Aga lappi tohi visata nüüd tavalisse prügikasti, sellepärast on ise süttimisoht, vaid lapp tuleb visata veega täidetud ämbrisse. Aga kui nüüd inimesel tekib ikkagi küsimusi, kas siis enne seda õlitamist või ikka õlitamise aeg, siis saab julgelt Tarmo sulle helistada. Ja, võiks helistada ennem tööd ja telefoninumber on siis 12 011 tasuta värviliin. Ja tikkurile.ee, sealt leiate ka väärt infot.